palju maksab sinu süütus? Taolised solvangud ja kommentaarid on kahjuks klienditeenindajate igapäevaelu. Aga see ei ole okei ja inimesed, kes pole ise teeninduses töötanud, ei mõista sageli, kui vaimselt kurnav see olla võib. Hea teenindus ja teenindajate väärtustamine on Tele2 südameasi. Just seetõttu pöörati sellele probleemile tähelepanu aasta kõige sõbralikumal päeval. Kogusime kokku Tele2 töötajatele tehtud provokatiivsed kommentaarid, visandasime need postritele ja paigutasime populaarsetesse Tallinna piirkondadesse. Plakatitel oli QR-kood, mis viis inimesed anonüümsele YouTube'i videole, kus Mihkel Raud võttis teenindajate nimel sõna ja kutsus inimesi üles olema inimlikumad. Märka head teenindajad, aga mis veel olulisem, sekku, kui sa näed, et keegi teenindajaga ebaviisakalt käitub. Eestlase lemmiktoit ei peaks olema teine eestlane. Nädal pärast plakatite linnapilti ilmumist võttis Tele2 teenindajate nimel sõna ning avas aktsiooni tagamaad, et läbi sotsiaalmeedia sõnumit linnapildist kordades kaugemale levitada. Tele2 eesmärk ei olnud pelgalt provokatsiooni kaudu tähelepanu saada, vaid panna inimesi mõtlema, sest sõnumil oli ka sügavam ühiskondlik tähendus. Kogusime kokku linnapilti pandud postrid ning tegime neist Tele2 kontorisse installatsiooni lihtsa sõnumiga. Ole inimlik. Postreid skanneeriti linnapildis vaid paari päevaga üle 3000 korra ning hilisem sotsiaalmeedia kommunikatsioon jõudis üle 500 000 kasutajani. Kogus üle 10 000 reaktsiooni ning oli Tele2 sotsiaalmeedias 2025 aasta kõige tulemuslikum kampaania. Seda nii numbrites, positiivses tagasisides kui ka mõjus.